Tere! Taas Kasari vesikonnas jääpüüki katsetamas ja proovin siis kirbuõngedega, et äkki saab elussööda näol mingit kala. Paar unda äkki liiku panna ja siis on põik ka kaasas, et proovib äkki põigiga ka veel. Siin tegin ühe kontrollpuurimise, jää on tugev, vähemalt tundub mingi 20 senti paks olevat. Muidugi mööda jõge tuleb ettevaatlikult liikuda ja olusi vastavalt uuesti hinnata, aga siin paistab küll turvaline siin piirkonnas praegu. Egas midagi, katsetame, mis kalu me täna siis näeme siin. Uurisin 2 auku ja panen esialgu siia siis 2 noogutit ja söödastan platsi ette. Põhjast ei saa siit küll kedagi võtma, aga solgutasin siin augu all samas. Mõtlesin, et võtan vähemalt ühe viidika, kes siin tiirutamas augu all käivad. Proovin sellepärast unna külge panna. Ei saanud küll kedagi võtma seal esimese augu juures. Tegin siia paarkümmend meetrit eemale 2 uut auku. Vaatame, kas siin on vähemalt lõbusam äkki. Vähemalt normaalsema elussööda lõpuks. Saan teise unnaga liiku panna. Las need 2 unda siis ligunevad ja loodame, et hoiavad lipu kõrgel. Seniks passin siis ise veel siin kirbuõnge taga, et elus söödaks vähemalt üks särek õnnestus põhjast tirida, aga jah, amatöör nagu ma veel olen, ei teagi, kus see kirp tegelikult täpselt asub ja kus see eelsööt juba siin vooluga kadunud on, aga
no vaatame. Protsess ise on ka mõnus. Täna mul uus püügipäev ja eelmisel püügikorral ei toimunud enam suurt midagi. Unnalipud jäid pikali ja ei õnnestunud seal väiksemat kala ka kirbule tabada. Talgeline see mu jääpüük on, ilmselt ei teagi, kas ma üldse õieti midagi teen. Võib-olla lasen sööda valesse kohta ja kus see kirp täpselt õljub, et sellest ka ei ole aru saada. Ükskõik kui palju ma seda tamiili välja kerin, ikka nooguti vajub longu, et kas siis vool veab seda, et ei tea. Aga täna siis uus püügipäev hommikul katsetasin korra ühes kohas jälle sama teema, et praktiliselt ei toimunud mitte midagi seal. 1,5 tundi proovisin, söötsin koha sisse. Eelkõige on eesmärk protsessi nautida, aga tahaks saada mõned väiksemad kalad, saaks siis unnad sisse panna ja äge oleks tabada oma elu esimene unnaaug jää pealt. Ma suudun siis jah praegu uude püügi kohta ja proovin veel. Tegin siis kohavahetuse, jõudsin uude sihtkohta, püügipaika. Seal jõe suudmes üks mees püüab. Päris hunnik posu särgi oli tal jää peal igal juhul. Teen siia 3 auku. Ma ei tea, lasen siia sööda ja vaatan, kas saame midagi alla. Midagi tuleb. Ai. Korralik särg siit kohe. Vähemalt põnev. Teen siin püüa ja vabasta praegu, lasen selle tagasi, et saan väiksema siis elus söödaks.
üks ilus ahven põigile. Põigiga ka jää pealt käsi valge. Proovime põiki siis veel siit august. Ilus. See on juba ilus päts. Tuleb välja, et täna on põigipäev. Äkki on paar ligi panname valu veel. Tundub, et see auk töötab, proovisin ümberringi veel, ei midagi, tulin selle augu juurde tagasi, kus need kaks tulid ja praegu üks pisem tuli veel siit. Panin selle väiksema ahvena elus söödaks, et sain unna ka sisse. Vaatame, kas seda tuleb neelama nüüd keegi siis. Täna siis kolmas püügipäev nüüd jääl ja proovin siis 3 püügivahendit. Alustan kõigepealt tirguga. Äkki õnnestub mõni säreke saada. Seejärel saaks unnatlikku ja peale seda prooviks veel põigiga siis. Kõigepealt jah, söödastan augu ära, loodan jälle kõigepealt siis elus sööta saada. Krast tellitud elus söödaks paras üks. Söödastasin uue augu ära, seal ei toimunud rohkem midagi, mingi väike kalagi ei pannud nokkimas, aga külge keegi ei jää.
mingi särjek on all, saan 2 sunda sisse varsti, panen. Ideaalne erussööda särg isem ja saan 2 sunda ka likku. Sunda on siis sees. Tulin natukene särje augu juurde. Teen siin püüa ja vabasta stiilis natukene ja siis mingi aeg lähen põigi peale üle kiirpuõngelt siis. Midagi suuremat. Mis asi see? Õpi, kuule. Siukast on mõnus tirida, aga minu teada see on nüüd turb üldse peaks olema. See on turb, jah. Mine!
et ilusaid särgi tuleb. Abiks ikka. Põhiliselt särega siin igav ei hakka ja kui tahaks ja oleks kuskil kuivatada, et on ju paras hunnik vobla tuleks siit küll, aga lähen valin vahelduseks põigi peale nüüd. Punalipp püsti. Aga siin küll midagi otsas ei ole. Korralikult litsutud on küll, et haugi ja hammaste vahelt on ta läbi käinud. Ei tea, keegi vist ilmselt mälumas käis seda. Aga ta miili eriti maha ei olnud küll keritud. Ei oska öelda. Lõpetasin selle tirgutamise ära, et ja jätkan siis 2 unnaga ja põigiga siis. Vaatame, kas õnnestub mõni röövkala jää alt kätte saada veel täna. Läheb suureks lumesajuks ja tuisuks kätte siin. Hakkan vaikselt ära lõpetama. Lasen undadel veel natukene liguneda. Ise sisustan aega siis põigiga seniks. Praegu lülitan kaamera välja. Eks kui põhjust on, siis lülitan ta sisse, kui midagi peaks toimuma.